Tervist! Täna vaatame, kuidas autol õli kontrollida. Et automootori õli kontrollida, selleks vaja teha mõned vajalikud sammud. Kõigepealt, kuidas siis avada kapotti. Tule lähme vaatama. Kapoti avamiskang enamustel autodel asub siin all, üldjuhul vasaku jala juures. Et kui seda kangi enda poole tõmmata, siis avaneb kapott. Enne veel, kui asud kapoti kallale, võiks olla kaasas kindad ja muidugi paber. Kohe räägin, miks me seda vaja. Kui soovite kapoti lahti teha, aga ei tule, huvitav küll miks. All on veel lisalupp siin ees. Sellepärast, et kui sa ei ole pannud varasemalt kapotti korralikult kinni, siis võib su üdel tulla lahti ja siis on et ta lendab vastu esiklaasi. Kuidas siis kapotti lahti teeme? Mina olen teinud alati nii, et vasaku käega võtan siit kapoti alt kinni, ühe näpu panen siia keskele kapoti alla ja siin on lupp. Kui seda luppu lükkad vasakule, siis tuleb kapott lahti. Järgmiseks parema käega võtad kapotist kinni, lükkad ülesse. Selleks, et ei peaks kapotti hoidma jääma, on välja disainitud hoidmisvarras. Alati võta sellest kummist kinni, sellepärast, et automootor on kuum ja see varras läheb ka kuumaks ja tõmbad siit üles. Ja selleks on ka vastav koht, kuhu sa paned. Ja veendud, et ta jääks korralikult siia kinni. Ja nii püsib kapott ise lahti. Kus kohast me saame siis kontrollida õlitaset mootoris? Selleks on meil siin õlivarras, millel peal on kirjas engine oil ehk mootoriõli. Õlitaset kontrollitakse alati seisva mootoriga. Sellepärast, et kui automootor käib, siis õli käib ringi seal sees. Ega ei saa korralikult olema. Esimest korda, kui tõmbab varda välja, saab paberiga siit vardast kinni ja puhastad ära. Õlivarda peal on kirjas F ehk siis full, täis, L tähendab low ehk siis tühi. Õlitase võiks jääda siia Eesti lähedale. Kontrollime siis ära, palju meil hetkel õli on mootoris. Selleks paned varda uuesti tagasi oma pisse, tõmbad välja ja vaatame. Antud olukorras on meil peaaegu low lähedal ja selleks ongi meil vaja nüüd õli juurde valada. Kus kohas saab siis mootorõli juurde valada? Siit ettevaatlikult vaatad, et ei läheks väga palju maha. Väga palju korraga valada ei saa, sest tuleb aeg-ajalt kontrollida. Jälle võtad paberit, tõmbad selle vardasid välja ja vaatad. Praegu on näha, et natukene tuli õli juurde, kuid on vaja veel juurde valada, et oleks F-i lähedal. Puhastad jälle ära ja paned tagasi. Valame veidike juurde. Kontrollime. Vaatame, palju õli on. Ja õli ongi täpselt õige kogus, rohkem polegi vaja panna ja paneme siis õlivarda tagasi. Nii, keerame õlikorgiga tagasi. Nii, ja nüüd paneme kapoti kinni. Jälle võtan parema käega kapotist kinni. Vasaku käega siit vardast kinni. Lükkad natukene kapoti ülesse ja paned varda oma koha peale tagasi. Ja alla võid lasta sellise kõrguse pealt. Kapott ongi kinni. Nii viisi siis kontrollidaksegi automootori õlitaset.